Kulli onu veab rebase onu ninapidi. Nüüd oli Kulli onu hirmul. Juba tuligi rebane kirves õlal. Noh, Kulli onu, kas asjad on korras? Korras. On teine vagune, vist on magama jäänud. Küll ma ta üles äratan, kiitleb rebase onu, viskab kuue seljast, sülitab pihku ja hakkab raiuma. Iga löögi ajal hüüab Kulli onu. Ta on seal, rebase onu, ta on seal. Rebase onu aga raiub. Kui veel mõned hoobid anda on, laseb ta kirve käest, et hinge tagasi tõmmata. Korraga silmab ta, et selja taga istuv Kulli onu endamisi muheleb. Rebase onu taipas, kuidas asjalood on, haaras Kulli onul kraest kinni ning käänas ta pikali. Kull hakkas tiibadega vehkima, vehkis kui pöörane. Kuid rebase onu surus ta vastu maad ning ei lasknud lahti. Nüüd hakkas Kulli onu paluma ja jutustas, kuidas kõik oli olnud. Ma pole oma elus veel sellist võrukaela näinud, lõpetas ta pihtimise. Rebase onu lausub aga. Olgu, kuidas see oli, kuid sina vastutad tema eest. Kui mina lahkusin, oli Janku onu õõnes ja sina jäid teda valvama. Tulen tagasi, sina oled siin, kuid Jankut pole. Nüüd küpsetan sinu Janku asemel. Aga kui sa mind tulle pistad, siis tõusen ma lendu, ütleb Kulli onu. Ma löön sind enne vastu maad, Kulli onu. Ütles ja haaras Kullil sabast kinni ning keerutas. Kuid sabasuled rebenesid ning Kull tõusis lendu. Kisas veel. Tänan, rebase onu, et sa mind vanadest sulgedest vabastasid, ning lendas minema. Rebase onu kiristas viha pärast hambaid.